We've discovered a secret that will not just open your eyes, it will revolutionize how you think about your health. You have two options. Stop this video now and continue believing what you think is true. Or keep watching and discover a life-changing secret to better health. Your body is a masterpiece made up of trillions of cells. Each one works like a major production facility, absorbing nutrients from food, converting them into energy, and carrying out specialized functions in your body. All of this happens without you having to think about it. In a perfect world, the cells get the nutrients they need from what you eat and drink. However, science has revealed a group of essential nutrients that 97% of the world population is unknowingly short of. A problem lurking within the body, affecting various aspects of your well-being. This is not a minor deficit, it is dramatic. Because they regulate the flexibility of your cell membranes, how well your cells absorb nutrients and remove waste. They're vital for your cognitive functions. Your cardiovascular system relies on them. Your heart needs them every single day. And they even support your immune system to do what it does best. Keep you healthy and energized throughout the day. But one question remains. How can you find out if you're getting enough of these essential nutrients that hold a key to unlock your body's potential? With just a small drop of blood, you can get the knowledge and power you need to set everything right. Testing your levels will uncover your personal needs. Restoring them will revolutionize human health forever. When life-changing innovations are revealed, they give birth to multi-billion-dollar industries. Ideally, you want to enter a large existing market with sustainable growth and technology that sets you apart as 10 times better than the current market leaders. That is what we have. Thanks to our groundbreaking Scandinavian health tech solution. Today, more than 3 billion people care enough about their health to either take supplements or follow specialized diets. Our test will open their eyes. Are you in the safe zone or among the 97% who are not getting enough of these essential nutrients? Having your own health plan is pure logic. Getting proof that it's working should be too. We predict that more than 1/3 of this already interested group will put their supplements to the test during the next decades. That's 1 billion people, giving you the unique opportunity to leverage this megatrend in the making. What if you could play a pivotal part? What if you created a fulfilled career in this megatrend? What if participating in this test-based revolution enabled you to live life on your own terms? Picture a life where your heart beats stronger, your mind is sharper, and your days are filled with boundless energy. This is the success story waiting for those who embrace the power of personalized nutrition. Remove the guesswork. Don't let this opportunity pass you by. Join us. Share this secret. Act on this life-changing innovation. My name is Hilda. I'm the co-founder of Zenzino, and I can't wait to meet you. Sest et nagu Viktor ütles, ma olen Indias ja see tähendab seda, et elekter läheb ära siis, kui tema arvab ja net kaob siis, kui peaks arvab. Aga minu lugu sai alguse jõulude ajal. Ühel hommikul üks päev enne jõule astus minu ukses sisse minu ülaliin Annika Lepik ja säras nagu jõuluküünal, ütles, et tead, mul on uus äri, see tegeleb tasakaalustamisega, inimese tervist ja seal on imelised tooted ja testimise võimalused ja kõik sellised jutud. Tule mulle ärisse. Ja mina eestlasena teatasin, ei, mis sa nüüd? Aga siis ta rääkis mulle sellest Zinobiootikost ja see Zinobiootiko oli tollel hetkel 5
kiudaine segu. Ja ma mõtlesin, ma olin rekordkaalus, mis mul on kaotada, kui ma hakkan seda toodet kasutama. Annika muidugi targa naisena ütles kohe, kuule, aga äkki teeme sulle testi. Ma ütlesin, no mis siis ikka, teeme mulle testi. Testis selgus, mina 10,4 ühele, aga oma elu rekordkaalus. Ja nii see kõik algas. Sain mina siis teada Annika käest 20 minuti jooksul, et meil on olemas selline õli nagu Balance Oil ja veel muud tooted. Annika läks ära minu lauda. Ma olen füsioterapeut ka. Minu järgmine patsient tuli ja ma võtsin õhu sisse ja ei suutnud mina seda salastatud Skandinaavia saladust pidada. Rääkisin soravalt ära, et meil on selline õli, on võimalik tasakaalustada oma tervist ja see mees ütles, et tead, sa ütlesid ohatised. Minu naisel on hulgi ohatisi. Ja siis ma ütlesin, oi, aga see on imeline võimalus kohtuda nii sinu kui sinu naisega ja kallis rahvas, head jüripäeva. Ja mis siis juhtus päev peale jõule? See abielupaar saabus minu juurde kööki, mis hiljem sai väga märgiliseks paigaks meie kohtumistele oma abikaasaga ja sinna tuli ka Viktori vend Jüri. Ja võite ju mõelda, et mis see kõik siia ärisse puutub. Sõna otseses mõttes, räägi kõigiga. Puutub otseselt. See mees oma abikaasaga kuulas ära Annika esitluse, kuulas ära Jüri äripoole jutud ja otsustas võtta 4 toodet. Nii lihtne on alustada, kui sinu esimene klient, kes on minuga täna üle 7 aasta, ütleb, et tema perele on vaja tervist ja tema perele on vaja seda 4 toodet. Ja niimoodi ma alustasin. Ma olin jõudnud Silver tasemele ja meil oli esimene talvine event ja seal tehti unistuste tahvleid. Ma polnud oma elus teinud ühtegi unistuste tahvlit ja ma tegin seal esimese oma elu unistuste tahvli. Ja teate, ma panin sinna unistuste tahvlile paliraamatu ja siis oli seal mul loe nagu president ja siis oli seal mu tütre praegune maja ja siis oli seal suur lava ja siis oli seal natuke maailmakaarti ja oh ime, aasta lõpus, kui oli vaja kvalifitseeruda direktortripile, siis ma sinna ka kvalifitseerusin. Mida ma öelda tahan? Iga äri saab alguse unistusest. Sul peab olema unistus, kuhu sa tahad jõuda ja kui see unistus on selline, et sa surud oma küüned kõvasti pihku, sul tulevad väikesed pisarad silmanurka, kui sa selle peale mõtled ja siis sul tuleb see tunne, sul tuleb see ehe tunne, et sa tahad selle nimel tegutseda. Siis on kõik võimalik. Ja mina alustasingi oma tegutsemist sellega, et ma rääkisin kõikidele inimestele, kes nii sattusid minu massaažilauale, kui tulid poes vastu, kui tulid tänaval vastu. Teate, mul on selline tunne, et mul on siin ajus ühed teistsugused rakud. Need on Z-kujulised rakud. Ükskõik, kellega ma satun rääkima autodest, lennukitest, poliitikast, milles iganes, lõpuks ikka jõuad terviseni välja. Ja kui sa jõuad välja terviseni, mis tähendab siis seda, et sa räägid ka Sinsino kontseptsioonist, millest me siis täna ka lühidalt räägime. Ma nüüd üritan oma ekraani jagada ja teile siis täpsemalt näidata. Nii. Mis on siis see ülihästi hoitud saladus? See tähendab seda, et ära räägi mitte kellegile. Ülihästi hoitud saladus on siin. Ülihästi hoitud saladuse nimi on Sinsino, nagu me teame. Mis tähendab pisikeste sammukestega suure väärtuse juurde. Ja täna olen ma tõesti siin Bengali lahe ääres. Ma sattusin siia täiesti juhuslikult, kuna siin pildi keskel olev imeline naine, proua Rei, on kooliõpetaja ja ta ütles, et ta on Sinsino kontseptsioonist kuulnud. Me tegime temaga Zoom-miitingu ja ta ütles, et ta sooviks väga, et ma tuleksin siia ja nii see juhtuski.
sõitsin siia ja teate, mind võttis vastu Bengali laht. Ehk et kui sul on unistus, sa saad teha tööd, sa saad nautida ookeani imelist muusikat, aga samas sa saad kohtuda tõeliselt inspireerivate inimestega ja siin ümber laua istuvad, kõik on õpetajad, kõik inimesed, kes teavad seda, et meie vajame tänasel päeval tervist rohkem kui kunagi varem. Ja siin üleval nurgas paistab üks mister, kes tegi mulle ka 2 raamatut kingituseks. Tegemist on siis doktor Agrawaliga ja doktor Agrawali tunnen ma juba 6 aastat ja nüüd siis õnnestus mul temaga New Delhi lähistel ka kohtuda. Et panin siia paar templipilti ka, nimelt purist on alguse saanud kogu maailma usk, mis iseenesest on märgiline, sest et kui meil ei ole usku endasse, ei ole usku toodetesse, ei ole usku ettevõttesse, siis ei aita sellest ainuüksi unistamisest. Me peame ka uskuma seda, mida me teeme. Me peame tunnetama seda, mida me teeme. Ja me peame armastama seda, mida me teeme. Ja siin ongi meie Skandinaaviast pärit ülemaailmse tervise ja heaolu kaubamärk. Ehk et meie armas Cincina. Cincina on registreeritud Nasdaq First North Marketil. Meil on äärmiselt tugev kasv igal aastal. Eelmisel aastal me kasvasime 23%. Ettevõte on registreeritud kõikides riikides, kus me oleme siis avatud, ka siis otsemüügi organisatsiooni liikmeks ja Indias on tõepoolest, India on registreeritud sinna organisatsiooni ja toodete transport üle maailma on 120 riiki vist peaaegu juba, mis tähendab seda, et kui ma sellest räägin kellelegi, kõik ütlevad, päriselt niimoodi üle maailma on võimalik äri teha. Ja kodust lahkumata on võimalik äri teha üle terve maailma ja tooted tulevad väga hästi kohale, et Indias näiteks on 5 päevaga Mumbai warehouse'ist tooted üle India kohale jõudnud ja väga hästi süsteem töötab. Ja siis on see, et ma olen siin kohtunud väga paljude lastega, kes ei saa kooliharidust. Ja seda sügavamalt soe on see tunne, et Cincina on aidanud maailmas, Indias ka 1100 last kooli ja võimaldanud nendele lastele kooliharidust. Sest ilma hariduseta kahjuks ei saa ka äri teha, et ka äri on täiesti puhas õppimine, jagamine, dubleerimine ja Cincinal on imeline koolitusprogramm ja ma juba etteruttavalt ütlen, et 3. mai on tulemas järgmine event ja teate, eventid on alati minu perekonna tähtpäevadel ja sellel korral on event minu isa 88. sünnipäeval. Nii et armas rahvas, kindlasti osalege sellepärast, et see on reegel. Kui palju inimesi on sinul evendil, siis sealt on üks tore tabel, kus sa saad tõeliselt vaadata seda, kuhu on sinu äri liikumas. Ja kui minul oli annual evendil ühel aastal 12 inimest, siis tõepoolest seda oli näha, kuidas ma sügisel oma taset tõstsin, et kõik need numbrid, kõik need õpetussõnad, kõik see koolitussüsteem, mida kutsutakse Rootsi toruks, see kõik töötab ja see töötab sinu jaoks ainult ühtemoodi. Sa pead seda tegema. Ja kui me nüüd siis vaatame, kui paljud inimesed maailmas kasutavad täna mõnda oomega toodet ja nad tegelikult ei tea, kas see toode viib neid tasakaalu, kas nad saavad selle, mida nad saada tahavad või nad teevad midagi veidike enda tervise heaks. Ja ma olen teinud siin Indias 75 testi, mitte ühtegi tasakaalustesti ma veel ei ole saanud. Kõrgem test on 187 ühele ja see härra viibis juba haiglas. Mis tähendab seda, et 500 miljonit inimest võtab oomegat, teadmata seda, kas tegelikult see toidulisand viib teda tasakaalu või ei vii. Ja siin tuleb mängu peatselt meie peamine nagu elumuutja.
et sellest graafikust on hästi näha, et meil on väga head eesmärgid. Me oleme juba ületanud 1 miljoni testi piiri. Tänase seisuga oli 1 358 150 testi tehtud ja me oleme minemas praegu ületamas 1 miljardi kliendi piiri, mis tähendab seda, et kõik on võimalik, et kui siit Indiast võtta ainult 1% elanikkonnast, siis juba see on uskumatu number, sest tõesti siin elab 2 miljardit inimest. Ja nagu ma eelnevalt ütlesin, et üle maailma on tehtud pea 1,5 miljonit testi, siis statistika näitab, et 97% elanikkonnast on tasakaalust väljas. Ühtepidi on see väga kurb uudis Maailma Terviseorganisatsioonile ja meie avalikule terviseolukorrale, aga teisalt see on meie võimalus sukelduda ärisse ja see 97% elanikkonnast panna tasakaalu. Ja miks me siis sellises olukorras oleme? Kõik te teate väga hästi, et kui me istuksime siin 100 aastat tagasi, siis seda ei oleks tarvis. 100 aastat tagasi inimene sõi seda toitu, mida temale emakene maa kasvatas. Rohkelt beta-glükaane, rohkelt kiudaineid, rohkelt tervislikke rasvu ja peamine omega-6 ja omega-3 rasvhappe tase oli normaalses suhtes. Aga mis toimub täna? Kui ma esimest korda läksin Indias ühte kooli külastama, siis seal kooli kõrval oli pood ja teate, mis seal poes müügil olid? Kartulikrõpsud ja ainult chips ja chips ja chips ja chips ja chips, nii palju, kui su silm nägi. Põhilised kartulikrõpsud, Coca-Cola ja Sprite. Mis tähendab seda, et tänases päevatoidus, isegi see, mida meile valmistatakse, see ei ole enam toit, see on lihtsalt, ütleme siis toiduainete tööstuses saadus, need ei ole kanad, need on monsterid. Sellepärast, et nad söövad antibiootikume, hormoone ja kõike muid võimalikke lisandeid, et nad võimalikult kiiresti kasvaksid ja see tegelikkuses hävitab meie keha. Nii et meil on vähe toitaineid, omega-3 ja 6 tasakaal on väljas, me sööme tohutult palju suhkrut, tohutult palju tühje kaloreid ja meil on rasvhapete tasakaal väljas. Aga meie ei ole arvajad. Kui ma inimeste käest küsin siin, et mis te arvate, kas te olete tasakaalus või ei, nad alati ütlevad, oi, meie ei tea, me arvame, et me oleme kõik tasakaalus. No ei ole, võta näpust. Ja küsimusele, kas sa oled ohutsoonis või sa ei ole ohutsoonis, siis nad ütlevad, aga kuidas ma seda tean? Seda teada on ju meil väga lihtne. Siin on pioneer selles valdkonnas. Me teeme testi. Me ei mõistata, kas sa oled tasakaalus, kas sa oled hea tervise juures või sa oled tõeliselt ohutsoonis. Ja siia tulebki see, mis ühtepidi tegelikult peale seda, kui Annika tegi mulle testi, see oligi 10,4 ühele. Ma sain aru, et meil on käes tohutult tugev relv. Me teeme testi, me näeme testist ära, 25 lehekülge on testi vastust Sinsino test.com lehel. Sa näed oma testi tulemused, sa saad vaadata seda, kas sa oled tasakaalus või sa ei ole tasakaalus ja milliste toitainetega sa siis oled liialdanud või mida sa oled liiga vähe söönud. No siin on igal juhul palmiõli igal pool, päevalilleõli igas tootes, müstika, kui palju kasutatakse siin ka seda, ühesõnaga neid õlisid, mis ei ole head, omega-6 õlisid. Ja siis, kui sa oled oma testi tulemuse kätte saanud, statistika ütleb 97% üle maailma on tasakaalust väljas. Ja kuidas me siis seda lahendame? Me saame seda lahendada läbi siin poolt välja töötatud balance oili. Kõik ettevõtted võtavad kalaõli kas kuskilt Norrast või siis Islandilt ja puhastavad sealt välja rasked metallid välja puhastatud, selle protsessi käigus puhastuvad välja ka polüfenoolid. No nii, mis need polüfenoolid siis on? Väga lihtne. Siin ma ei räägi polüfenoolidest, siin ma räägin sellest. Lõikan õuna pooleks, poole tunni pärast õun pruun. Mis pärast? Sellepärast, et oksudeerus. Kui paned sidrunid peale, ei oksudeeru. See on sama. Meie ettevõte on teinud siis sellise õli, kus on 60% kalaõli, 40% on varem korjatud oliiviõlid, mis on siis antioksudant sellele kalaõlile. See hoiab selle kalaõli teadusliku testimise põhjal 36 tundi sinu rakukestes värskena, mis tähendab seda,
et kui sa teed teise testi, siis sa saadki selle muudetud tulemuse, paberil, aga sa tunned seda, sa magad paremini, sa ärkad hommikul üles, mitte nii, et hommik, miks see päev, ärkad hommikul üles, imeline päev on alanud, sa tunned rohkem energiat ja need haigused, mis on põhjustatud omega-6 poolt, need on tervise elustiili haigused. See tähendab seda, et kui sa oled tasakaalus, need haigused hakkavad vaikselt taanduma. Me ei räägi mingist ravimist. Nad kohe siin näiteks küsivad, kuule, ütle mulle, kas see on nagu ravim. Ei, see on rakutoit, see on lihtsalt kõige tavalisem toidulisand, mis sisaldab polüfenoole, mis takistab oksudeerumist. Seal on EPA, DHA ja DIPIA, mis tähendab seda, et üks on südamele, teine on rohkem ajule, kolmas on rakkude uuenemisele, silmadele, spermatosoidide tervisele. Siin on D3 vitamiin sees. Indias on seda veidi vähendatud seoses India valitsuse nõudega. Siin sees on E-vitamiin, 100% on koostised naturaalsed ja seda võetakse vastavalt sinu kehakaalule, mis on täiesti loogiline, et 50-kilone naine ja 120-kilone mees ei võta ühte kapslit, aga meie võtame vastavalt oma kehakaalule, korrutades selle siis 0,15 ja vastavalt vanusele lapsed kuni 11 aastat võtavad siis 0,25 korda nende kehakaal. Samas on see toode saanud ka sertifikaadid, 100% naturaalne, ei ole genmoondatud, on ketosõbralik ja meresõbralik ja kõik sportlased üle maailma saavad seda kasutada ja ettevõttel on GMP. Ja räägime natuke veel tervisest ja miks me peaksime seda toodet siis võtma 6. elukuust kuni 100 aastani välja. Mina tahan rohkem elada kui 100. Ja see on lihtsalt sellepärast, et me ei söö 2,5 kilo rasvast värsket kala nädalas. Ja tänu sellele me oleme lihtsalt sunnitud lisama oma igapäevasesse toidumenüüsse vastavalt oma kehakaalule siis selle koguse balance oili. Minu eriti südamelähedane teema on lapsed. Viimasel ajal ka need lapsed, kellel on ADH sündroomid ja tähelepanuhäired ja sellised kalded. Sellepärast, et see on päris valus teema. Me aina ehitame uusi koole juurde nende laste jaoks, aga see ei ole tänane jutt. Ja siis kindlasti on beebiootel emad, et kui nad ennem planeerivad omale perekasvu, siis tegelikult peaks olema nii isa kui ema enne seda tasakaalus. Sellisel juhul me loome edaspidi uue põlvkonna märgatavalt tervema, kui on meil tänased põlvkonnad ja see on tegelikkuses missioon. See missioon on mul nii südames, et jah. Ja nüüd on öelnud siin Euroopa Tervisekaitseamet, et kui sa oled tasakaalus, siis sul on normaalne ajutegevus, normaalne südametegevus, normaalne immuunsüsteem. COVID näitas väga hästi, kuivõrd nõrk on meie immuunsus. See on kasulik nägemisele, normaalsetele hammastele, see on kasulik meie luude struktuurile, oksudatiivsele stressile, meie nahale, meie raku jagunemisele, sellepärast et me oleme ju rakud. Terve meie keha on ainult rakud ja see on tõesti rakutoit ja see kaitseb rakke oksudatiivse stressi eest, aitab kaltsiumil, fosforil ja isegi raual paremini imenduda ja tänases päevas on loomulikult kolesterooli tase on laes, suhkrutase on laes, mitte ainult üksi Indias. Indias on 41% elanikkonnast diabeetikud. Ja siis ka imikutele ja rinnaga toitvatele emadele on see väga kasulik, sellepärast et see imik saab kõik läbi ema organismi ja kallid naised, kes on siis pühas seisus, nemad peaksid võtma vastavalt oma kehakaalule pluss 3 milliliitrit lisaks, et siis, sest laps võtab ema organismist kõik. Ja minu teine test oli 1,7, esimese 2 kuuga kaotasin ma 20 kilo kehakaalu ja ma ei saanud 15 aastat ise oma saapalukke kinni ja jalg üle põlve panemine oli täiesti võimatu. Siis Sinsino muutis minu elu ja seal tegin ma otsuse, et ma lähen ja jagan seda igal pool ja räägin kõikide inimestega, keda ma kohtan. Selles mõttes me ju paneme seemnekesi
me paneme seemnekesi ja ühel päeval nendest seemnekestest kasvab välja igas sinu tiimis, igas minu tiimis kasvab välja äri. Ja nüüd me näeme seda müügikasvu ja see müügikasv teeb südame soojaks ja see müügikasv aina tõuseb ja tõuseb ja tõuseb ja kuidas me saame seda sama ära kasutada, et ma ühel korral istusin New Delhis ühes restoranis ja rääkisin ühe mehele, tegin esitlust ühele mehele, kes on astroloog ja ta on ennem töötanud ka otseturunduses ja ta kuulas seda loengut väga rahulikult ja järsku kõrvalt lauast üks mees ütles, teate, proua, mul on teid vaja. Ma küsin, mis pärast teil mind vaja on? Teate, te olete nii hea müügimees. Te suudate kiilakatele ka kamme müüa. Mina mõtlesin, et mis see nüüd siis on. Ja siis see mees tõusis lauast püsti ja ütles, ole hea, palun tule ja räägi meile ka seda sama. Ja ma näitasin neile seda tabelit. Need mõlemad olid ärimehed. Nad ütlesid, tõesti, see on uskumatu kasv ja mul on nendega plaanis järgmises kuus, kuna nad mõlemad lendasid Indiast välja, teha uus ärikohtumine. Nii et räägi igal pool. Võta ühendust kõikide inimestega. Karta ei ole ju midagi. Kaotada ka ei ole ju mitte midagi. Ja siin on ju kaks võimalust. Sa saad teha enda tervise heaks ja alustada Cincino partnerina või alustada Cincino kliendina. Kliendina teed sa enda jaoks, partnerina alustad sa äri, teed ka üle maailma ja toetad oma tiimikaaslasi. Et need on kaks imelist võimalust. Ja siin siis on see sinu teenistuse võimalus, et millise tüki sina endale valid. Ma olen seda Indias nii palju küsinud ja nende jaoks need numbrid, siin isegi kulla ja executive taseme numbrid, rääkimata siis plaatinumist või teemandist, 1200 € esimese 4 sammu juures, see on siis kolmas etapp 4-st, 1200 € saada. See on mõne inimese siinne aasta palk. Nad vaatavad neid numbrid ja ütlevad, ja, ma tahan seda. Mida sa selleks oled nõus tegema? Panustama oma aega, tulema välja oma mugavustsoonist, tegema tööd. Nad ütlevad sulle, ja, nii on. Ja kui sina ise oled koos nendega ja toetad neid, siis tõepoolest võimalustel ei ole piire. Ma juba ennem rääkisin 2 sõnaga sellest, et see koolitussüsteem on kõige alus. Sa teed kohtumise, sa teed järelkohtumise, sinu tiimiliikmed ja ka uued kliendid käivad nii kolmapäevastel, meie hetkel kolmapäevastel koolitustel, kord tervise teemadel rohkem, kord äri teemadel rohkem. Nad võtavad osa kõikidest eventidest. Ja kui me nüüd räägime sellest eventist osa võtmisest, siis armas rahvas, Cincino koolituskava on pannud kõik aasta eventid vastavalt minu perekonna sünnipäevadele. 9. september on minul poja sünnipäev, 15 on mul abikaasa sünnipäev, siis on meil tavaliselt talve-event ja kevadine event on alati minu isa sünnipäeval. Ma olen kõikidest nendest osa võtnud. Täpselt samuti oleme osalenud läbi kõikide nende aastate nii siis Leader Schoolis kui ka siis aasta lõpus toimuval annual eventil. Juba täna võib planeerida ka annual eventi, sellepärast, et kui sa seal ei ole, siis sind ei olegi kusagil. Et koolitussüsteem ja sellest koolitussüsteemi torust läbi käies teed ühe ringi ära. See ei ole võimalik, et sa ei kasvata oma äri, see ei ole võimalik, et sa ei tõsta oma taset ja ei aita tõsta tasemeid ka oma tiimis loomulikult. Ja ajastus. See tänane ajastus, see on täiesti perfektne. Te näete, kuidas me oleme siit vaikselt tõusnud ja mis kohe toimumas on. Me ületame selle 1 miljoni piiri nii kui nii. Küsimus on ainult üks, kas meie oleme sellel rongil ja kas meie uued partnerid on sellel rongil ja kui palju me sellele rongile inimesi kaasa haarame. Taaskord need valikuvariandid, et millise tellimuse sa teed, sa saad inimesega kokku, sa räägid kontseptsiooni ära,
järgmisel päeval sa kohtud temaga uuesti. Tema valik on see, kas ta siis hakkab kliendiks või hakkab partneriks. Kas ta soovib siis teha järeltellimusega tooteid või siis Indias on võimalik teha nii järeltellimusega toodet ka nüüd ja Indiasse on tulemas ka meie imeline Sinobiotik, mis on väga hea uudis, kes äri tahab teha, nii et meil on varsti 4 toodet Indias. Ja nii ongi. Ja siis sa teedki koostööd nende inimestega, kellel silm särab, kes saab aru sellest, et see kontseptsioon võimaldab nii paremat tervist kõigile, kui ka sinu enda sissetulekute paranemist, kui ka sinu lähikondlaste, sinu sõprade sissetuleku paranemist. Ja siin ta siis on. Inspireeri muutusi eludes. Ja kui ma mõtlen selle peale, kui paljude India inimeste elu mina olen suutnud muuta, siis teate, neid ei ole väga palju, neid on võib-olla mõni 250 inimest või pea 300 inimest, kes on pikemat või lühemat aega kasutanud meie tooteid, aga milline tagasiside? Siin on hästi tugev saaste ja inimestel on näost tumepruunid laigud. Naised on ilusad ainult meigiga, nendel on tõesti näonahaga väga suured probleemid. Ja kui õnnelikud nad on, kui nad kasutavad koos meie siis siin essentõli koos siis skin seerumiga. Need on imelised tulemused olnud. Minu partnerid, kes siin alustasid eelmisel korral, kui ma siin elasin, nende perekonnaliikmetel on liigesed paranenud, nendel emad on kõndimise tagasi saanud, väga paljudel on nahaprobleemid kadunud, on kroonilised peavalud, menstruatsiooniprobleemid ja nii edasi. Ma räägin siin iga kord, see ei ole ravim, see on toidulisand, mis on rakupõhine. Aga see tunne, kui keegi tuleb su juurde ja ütleb, Katrin, see päriselt töötab. Ja me näeme tema teise testi pealt, et seal on toimunud muutused. Ja seal on toimunud muutused ka tema rahakotis, seda on ta silmist näha. Siis me olemegi teinud maailmas ühe jalajälje veidi suurema. Ja kui ma alustan partneriga, siis esimesed toimingud on ikka see, et kõigepealt sa teed tellimuse, siis sa aktiveerid tema autoorderi, mis on väga oluline, eriti siis, kui klient soovib oma siis investeeritud raha peale esimest aastat tagasi saada. Sa valutal teha 100 listi, sa lepid temaga kokku esimesed kohtumised, sa vaatad temaga nimekirja üle, leiad sealt välja need inimesed, kellega me esmalt kohtume, kellega ta tahakski koostööd teha. Siinos on selles suhtes väga hea. Sa saad valida endale, kellega sa soovid koos tööd teha, kus sa soovid koostööd teha. Ja sa muidugi loomulikult uurid ka veidike tema tutvusringkonda, keda ta võiks tunda, kas tervisevaldkonnast, kas spordivaldkonnast. Täna ma kohtusin siin ühe kehalise kasvatuse õpetaja ja fitness härraga, et sa uurid kõiki tema neid tutvusringkonda ja peamine, esita küsimusi ja kuula. Kõige olulisem on, kogu selle äri juures on olulisem vähem rääkida ja rohkem kuulata seda, mida see inimene vajab, mis on tema eesmärgid, kuhu ta jõuda tahab. Ja jätkuvalt siis tulevad kohtumised, nagu ma eelnevalt näitasin, siis üks õpetaja kutsus oma koolist 8 inimest ja kõik need prouad tõeliselt kuulasid, olid tõeliselt huvitatud ja homme on mul nendega uus kohtumine. Ja kui ma siis ennem rääkisin sellest koolitussüsteemist, siis see koolitussüsteem on nüüd siis siia väga hästi pandud. Ja ma võin enda koha pealt öelda, et kõige olulisem on järelkohtumine, järeltegevused, et sa jäta seda kontakti, kelle sa leidnud oled, kellele sa oled esitluse teinud, nagu taevasse lendama, vaid sa kontakteerud temaga uuesti ja teed neid järeltegevusi. Hoiad oma tiimi, räägi kõigile, usu ise ja jaga oma usku.
armastame inimesi ja viime Siino laia maailma. Ärme hoia seda saladust, vaid enda teada. Suur tänu.